Nii, tere tulemast tagasi siia meie juurde. Eelmisel nädalal kohtusime, et nüüd kord taas lähme siis edasi ja olemegi juba nüüd 3. mooduli juures. Ja see 3. moodul on looduskeskkond, ehk siis olemegi 3. moodus see väliskeskkonna juures. Ja täna on meil külas Romet Vaino, kes on inspireeriv matkajuht, vabakutseline kirjutaja, hobifotograaf. Et Rometiga ma ka tegelikult kohtusin esimest korda selle aasta jaanuaris ja no tõesti, see oli nii inspireeriv, et kohe korraldasime veebruaris veebiseminari ja veebiseminari teemaks oli siis, kuidas toetab looduskeskkond vanema ja lapse vaimset ning füüsilist arengut. Et usun, et ka osad kursusel osalejad jälgisid seda ja said aru ka, et tegelikult kui oluline osa on sellel looduskeskkonnal. Ja mis võiks olla parem, kui teha seda tänasel hetkel, kui ilm on nii ilus, loodus on elavnenud, on saanud sellise mõnusa boosti, nii et siin on Rometil kohe lust edasi minna ja Romet ise ka oli nüüd pikal matkal ära ja oli omas keskkonnas, nii et kindlasti ta jagab ka kogemusi ja muljeid sellest teekonnast. Et mis leian või eile tekkiski mõte, et üks asi, mida see loodus annab või tihti inimestena me kipume asjadesse ja olukordadesse klammerduma. Loodus on üks võimalus, kuidas sa õpid vabanema, et sa ei saa mingitesse olukordadesse, situatsioonidesse, emotsioonidesse kinni jääda. Et ma ei tea, Romet võib pärast seda peegeldada, et kuidas see tunnetus on, aga millegi pärast see tahtis eile tugevalt üles tulla ja ma kohe mõtlesin, et ma toon selle täna välja ka. Et, ja paluti edasi öelda ka, et taustaks võib olla ka sellist kerget linna loodushelisid nagu teerulle. Jah, et loodame, et see väga tugevalt sisse ei tule, aga kui te kuulete, et siis te teate, et seal stuudio ümbruses tegeletakse ehitustöödega. Nii, aga lähme siis kohe siit edasi. Romet, kuidas sul läheb? Mul läheb hetkel selles mõttes väga hästi, et ma olen väga palju aega viimase 1,5 kuu jooksul veetnud looduses ja tegelikult isegi vahelduse mõttes on täitsa hea korraks ja linna inimeste sekka tulla, et siis uuesti sinna metsa ja rabasse tagasi minna. Väga tore. Rõõm kuulda, et sa oled maandunud ja oled nõus nüüd oma teadmisi edasi andma, et annangi sulle siit täitsa vabad käed jätkata, et inimesed on kohale jõudnud ja kes ei ole, see vaatab kenasti järgi pärast ja saame alustada. Jah, teengi siis siit poolt otsa lahti. Tere kõigile kuulajatele ja vaatajatele. Mina olen Romet ja nagu just rääkisime, siis saingi korraks rabast siia linnakeskkonda, et teiega selliseid, ma ise arvan vähemalt väga huvitavaid mõtteid jagada. Ja kindlasti kutsun üles ka kaasa mõtlema ja kui mingisugune küsimus ka tekib, siis võib julgelt sinna chatti sellest märku anda. Et leppisime ka siin eelnevalt kokku, et ma küll räägin siin justkui seda oma põhilugu ja neid mõtteid, aga vahepeal ma annan ka natukene ruumi, et kui kellelgi tekib küsimus, siis Lilian äkki annab mulle sealt märku, nopib mõne välja, et siis saame natukene sellist peegeldumist ka siia sisse tekitada. Ja ma mõtlesin ka siia sõites selle peale, et kuidas siis oleks hea see asi ka üles ehitada ja ma otsustasin siis teha seda selliselt, et kõigepealt ma alustan sellisest üldpildist. Alustuseks siis vaatame natukene peeglisse selles mõttes, et mitte niivõrd üksikisiku tasandil, vaid suuremal skaalal, et kuhu me üldse oma inimkonnaga tänases maailmas oleme jõudnud, kuhu positsioneerub loodus meie igapäevases elus
ja siis sealt edasi, et millised mõjud see meie füüsilisse ja psüühilisse tervisesse nagu kaasa toob ja siis sealt edasi liiguks siis juba selliste juhtnööride või selliste põhimõteteni, et kuidas siis luua seda silda, mis tundub, et natukene hakkab kuidagi kiduraks jääma inimese ja looduse vahel. Ja siis vahepeal tõesti proovime noppida ka sealt mõned küsimused, kui teil neid tekib. Ja kui siin tõesti alustuseks vaadata siis otsa nendele uuringutele ja faktidele, mis on siis tehtud just seoses lastega, siis tulevad välja päris sellised muret tekitavad faktid, võiks nii öelda. Et esiteks üks asi, mida ma olen märganud, et nüüd Eestis ka, ma igaks juhuks seda ühingu nime ei maini, sellepärast, et ta ei tule mul võib-olla täpselt meelde, aga on üks reklaam, mis on hakanud ka juba mõnda aega jooksma, mis räägib siis sellest, et lapsed veedavad vabatahtlikult vähem aega õues kui vangid. Minu jaoks selline info tegelikult tuli esimest korda nähtavale, kui ma parasjagu siis tegingi väikest uuringut enda jaoks ja tuli see siis Suurbritannia uuringutest ja seal siis oli välja toodud selline number, et kuskil 3/4 5–12 aastastest veedab igapäevaselt õues vähem aega kui vangid. Ja see, palju need vangid siis seal Suurbritannias õues saavad veeta, see on kuskil 45 minutit kuni tund aega, umbes selline ajaraam. Et siis lapsed justkui veedavad siis veel vähem. Et see on minu arust üsna selline kõnekas fakt sellest, et kuhu me ikkagi oma sellises maailmas oleme jõudnud ja ühest küljest on tõesti see pool, et inimene ongi ju kolinud linna elama, me oleme ümbritsetud enamasti betoonist ja klaasist ja kuidagi see elutempo siin linnas on ka hoopis teistsugune, et kogu aeg on kuskile kiire ja ka turvalisuse mõttes tekib see, et lapsi ei taheta võib-olla ka väga kaugele lasta, et nad saavad mängida üsna piiratud ruumides. Ja kui jällegi puudutada ka seda Suurbritannia poolt veel, siis üks teine huvitav selline uurimus, mis tehti, selgitas siis välja sellise asja, et viimase 30–40 aastaga on kuskil 90% kahanenud see tegutsemisraadius, mis lastel siis kunagi oli. Et ma ise näiteks saan enda kogemusest rääkida seda, et kuigi ma kasvasin üles väikeses linnas, siis linna äärealal oli olemas selline metsatukk. Ma võiks öelda, et see oli kuskil 2–3 kilomeetrit oli seda maa-ala, kust voolas läbi jõgi, lisaks oli seal teisi väiksemaid veekogusid ja sinna pääsemiseks tarvitses siis mul minna ainult üle sellise peatänava, mis linnast läbi läheb ja olingi siis juba omadega võsas või omadega metsas. Ja mulle tundub vähemalt tänase maailma baasil see täiesti nagu utoopiline selline maailm, et ühel lapsel on nii piiramatud võimalused, et ma tõesti mingitel hetkedel täiesti unustasin ennast sinna metsamaailma kuidagi ära ja nüüd tagantjärgi on imelik mõelda ka seda, et kõik need aastad, mis ma seal veetsin, et see maailm oli tol hetkel ikkagi minu jaoks kuidagi niivõrd suur, et mul kulus nagu palju aastaid selleks, et seda mõne kilomeetri võib-olla siis raadiusega sellist piirkonda enda jaoks ka läbi avastada. Et ma olin kogu aeg nagu selline väike maade avastaja, kelle jaoks olid mingisugused tundmatud piirkonnad, kuhu ma veel ei olnud välja jõudnud, aga lootsin siis kunagi jõuda. Ja kui tõesti nüüd siia kontrastiks tuua kõrvale selline linnalapse maailm, siis tema jaoks on ikkagi ju kas mõned pargid, mis linnades on, või siis väiksemal lapsel on ka veel piiratumad sellised mängualad. Et ühest küljest tõesti see maailm on läinud meie jaoks turvalisemaks, kontrollitumaks, aga me oleme nagu selle
kuidagi nimel pidanud maksma ka seda lõivu, et see looduskeskkond sellisel kujul nagu kuidagi on kadumas meie elust, et kui mõelda sellise helge lapsepõlve peale, siis sellist kuidagi tänasel päeval on nagu väga palju vähem inimestel. Ja mis puudutab aja veetmist looduses ja värskes õhus, siis jällegi teoreetilisel tasandil vähemalt allikad toovad välja ka seda, et kui siis vaadata seda, et kui lapsed tõesti veedavad nii palju aega maksimaalselt, kui veedavad vangid õues, siis mis see ideaal võiks olla? Siis ideaaliks pakutakse kuskil 3–5 tundi päevas. Et see tundub ilmselt mõnele lapsevanemale täielik utoopia, et kust selle aja peaks võtma. Ja selle ajaga on ka nii, et mida noorem on laps, siis üldiselt seda pikem on ka see aeg, mil soovitatakse temaga õues olla. Sest hiljem ma jõuan sellest natukene rääkida ka, et just varajases nooruses, kus aju inimesel väga jõudsalt areneb, et siis on talle hästi oluline selle ümbritseva maailmaga maksimaalselt suhestuda ja seda kõikvõimalike meeltega siis ka kuidagi endale lahti mõtestada. Ja kui siit mõelda ka nagu edasi, et mis see kõik siis endaga kaasa toob, kui me sellises kapseldunud maailmas mingis mõttes elame, et ma isegi siinkohal arvan, et veel Eestis ikkagi me täna oleme suhteliselt heas seisus veel, aga et tõesti, et kui vaadata tõesti Suurbritanniat ja Ameerika Ühendriike võib-olla isegi eriti, et siis seal see olukord on ikkagi üsna muret tekitav, sellepärast et seal ikkagi suurtes linnades sellist ligipääsu loodusele ei ole nagu meil siin Eestis, et sa ikkagi saad kas või ühistranspordiga või autoga teha väikse sõidu ja saad minna kuskile mere äärde näiteks jalutama. Et siin on ikkagi võimalusi olemas kohe Tallinna vahetus läheduses, aga ülejäänud maailmas on see suuresti nagu luksus. Ja see olukord tegelikult käivitab siis justkui sellise dominoefekti ka, et kui tuua siin nüüd järjest välja erinevaid tagajärgi, siis kindlasti üks, millega me kõik oleme kursis, on see, et räägitakse sellest, et üha rohkem on meil selliseid siis ülekaalulisi lapsi, on probleeme liikumisega, et lapsed muutuvad järjest passiivsemaks. Ja kui vaadata nagu teist poolt, et kuidas siis loodus nagu selles osas aidata saab, siis minu arust looduse kaudu on nagu väga hea seda liikumist lastele kõige paremas mõttes maha müüa, sellepärast et looduses minnes tihti see eesmärk on midagi muud ja liikumine on see, mis tuleb boonusena lihtsalt kaasa. Et lapsel võib olla huvi kas mingisuguste marjade korjamise vastu või lindude või loomade jälgimise vastu. Ja selle tegevuse käigus tegelikult paratamatu on see, et me peame liikuma ka. Et küllap, kui mõelda liikumisest lihtsalt kui kohustusest, et iga päev sa pead mingisuguseid kilomeetreid või samme täis tegema, siis see nii meeldiv paraku ei tunduks. Et ega isegi mulle endale ka ei tunduks. Ja lisaks sellele kindlasti üks oluline teema on selline, mis võib-olla otsapidi ulatub ka sellisesse filosoofilisemasse maailma, on siis see, et räägitakse sellest, et esiteks inimene elab planeedil Maa, kus ta on üsna isoleeritud, et me ei ole teisi endasuguseid veel kuskilt universumist leitud, et selles mõttes me justkui liigina oleme üsna üksikud. Ja nüüd, mida see inimene siis siin planeedil veel omakorda on teinud, on see, et me olemegi sellest loodusest võõrandumas ja see tekitab sellist inglise keeles, kui otsetõlkes nagu kasutada, on selline termin nagu liigiline üksildus. Et me lõikamegi justkui oma sidemed selle ümbritseva keskkonnaga ära ja sellel on tagajärjed siis meie sellisele
vaimsele heaolule ka. Et kui me ikkagi evolutsiooniliselt mõtleme, siis me oleme sellest metsikust keskkonnast pärit ja me oleme harjunud sellega, et meil on mingisugune side sellega. Et me suhestume kuidagi loomadega, puudega ja see, et see kõik elav on meie vahetus läheduses olemas, et see on olnud ikkagi kümneid aastatuhandeid, kui mitte rohkem, täiesti loomulik kuidagi viis elada ja see on nii tugevalt geneetiliselt imbunud meie sisse, et nüüd ühel hetkel, kui me kuidagi kapseldume siia linna ära ja piirdume üksnes sellega, et jah, et meil on samast liigist ehk siis liigikaaslased ümberringi olemas, aga et justkui, et meil loomi ja loodust nagu sellisel kujul enam justkui vaja ei oleks, aga selle üle on nagu päris põnevaid selliseid mõtteid, et isegi kui minna ajast tagasi, siis teada-tuntud selline psühholoogia valdkonna tegelane Carl Gustav Jung, kes on andnud meile arhetüübid, kuid kes selles sama arhetüübi teema kõrval väga kirglikult suhtus ka loodusesse, siis tema nagu leidis ka seda, et see, et tema elas sel hetkel, kui maailm oligi läbi tegemas siis sellist transformatsiooni industriaalühiskonda ja tema siis märkas ka seda üleminekut ja inimese kaugenemise sellist esimest lainet. Ja tema siis leidis ka seda, et tõesti, et see tühjus, mis sellest kuidagi hinge tekib, et see on ikkagi tõsine probleem, mis hiljem, mida ta tegelikult pakkus päris hästi välja, et see selline tarbimisühiskonna võib-olla üks selline funktsioon on ka see, et ta on omamoodi nagu leevendus sellele, et inimese hinges on mingisugune tühjus, mida ta ei suuda täita ja selline terviklikkuse tunne on justkui kaduma läinud. Et kui me mõtleme loodusrahvaste peale, siis nende viis elada tundub vähemalt tänasel päeval kuidagi elutervem ja kuidagi tundub ka see, et nende probleemide hulk selles mõttes oli kuidagi vähem või väiksem, et sellised ärevuse ja sellise depressiooniga, ütleme siis, kaasnevad kaasnev igapäevane elu kuidagi oli nende jaoks võõras. Et see on pigem ikkagi selline arenenud maailma kuidagi produkt või kuidagi kaasnev nähtus. Ja teistpidi, kui siit nagu edasi mõelda, siis me elame sellises maailmas, kus rahva hulk on järjest suurenev ja suurtes linnades tegelikult tekib ka teistpidi probleem. Et see on natukene ka paradoks, et ühest küljest me tunneme ennast üksildasena, aga teistpidi meil on ka probleem selles, et meil on hästi vähe ruumi iseendaga olemiseks. Et meie ümber on palju inimesi ja teine asi on see, et siis erinevad nutiseadmed on kuidagi õpetanud meid välja selliselt, et me oleme isegi teataval määral sõltuvuses, et me peame kogu aeg millegagi ühenduses olema. Ja kuidagi see hirm ilma jäämise ees on niivõrd suur, et hoides siis 10 küünega kuidagi sellest nähtamatust justkui ahelast kinni, mille kaudu me siis ümbritseva ühiskonnaga kuidagi seotud oleme, et sellel on siis tõesti see oma hind, et meil ei jää aega selliste oma mõtete jaoks ja selle jaoks, et elu siis kuidagi rohkem ka lahti mõtestada. Et see on ka üks huvitav mõttekoht, mis mul jäi endal ühest põnevast lugemisest silma, et võib-olla üks selline paradoks, mis meiega kaasas käib, ongi see, et meie elu on niivõrd kiire ja see tähendab seda, et me justkui ahmime seda elu endale sisse ilma, et me mäluks seda läbi mõistuse tasandil. See tähendab siis seda, et meil on kogu aeg kiire ja me ei suuda igapäevaseid tegevusi ja ümbritsevat elu enda jaoks piisavalt lahti mõtestada. Et millegi lahti mõtestamiseks on meil vaja natukene aega, et iseenda ja omaenda mõtetega olla. Ja kui meil seda ei teki, siis ühel hetkel ongi elu midagi sellist
kuidagi hoomamatut, et me ei saa enam aru, et kus me omadega oleme ja selline eluteelt kuidagi ära eksimise võimalus on selle võrra suurem. Ja kuigi see ei pruugi esialgu varajases nooruses siis nagu lastele kohe olla mingisugune probleem number 1, siis see on ikkagi selline harjumus, mis tuleb meiega kuskilt noorusajast kaasa ja hilisemas eas siis võib tekitada nagu probleeme. Kui võib-olla isegi otsesemalt rääkida nendest nutiseadmetest, siis sellest, ütleme sellest aju poolest ma räägin hiljem natukene põgusamalt, sest tegelikult ühel hetkel ka Jaan Aru neid asju kuulajatele täpsemalt nagu selgitas ja tema on kindlasti sellel alal nagu ekspert, aga mina saan siis tõesti võib-olla üldisemalt mingeid asju kommenteerida. Aga et üks asi, mis tekib siis sellega, et meil on järjest rohkem lapsi, kes ei suuda arvutitest ja telefonidest kuidagi lahti lasta, on see, et esiteks see tekitab probleeme silmanägemisega, et näiteks Lõuna-Korea, mis on maailmas siis esirinnas just sellega, et noortel on väga suur arvutimängude sõltuvus. Et siis nendel on ka täiesti massiline probleem see, et noored inimesed on lühinägelikud, sest nad on harjunud vaatama ainult seda arvutiekraani. Ja teiseks on siis ka see, et kuna inimene veedab niivõrd palju tunde toas, siis tekib selline massiline D-vitamiini puudus. Et meie siin võiks öelda, et võib-olla põhjamaiste inimestena teame seda, et talveperioodil meil seda päiksevalgust on vähe ja sellest D-vitamiini puudusest räägitakse. Aga meil see tuleneb rohkem võib-olla isegi ikkagi sellest looduskeskkonnast. Samas on tõesti maailmas riike, kus päikesepaiste on täiel määral olemas, aga probleem on tõesti, et need noored ja lapsed ei saa toast välja. Ja see omakorda siis juba käivitab terve rea uusi probleeme, sest meie füüsis ja immuunsüsteem on selle võrra nõrgem. Ja mis puudutab immuunsüsteemi, siis immuunsüsteemiga on ka üks selline põnev lugu, et jällegi, et looduses liikumise puhul me sageli räägime sellest, et liikumine pakub meie kehale head, et vereringe ja kõik see kopsude töö ja samamoodi ka aju verevarustus, et kõik see teeb meile palju head, aga me ei ole veel eriti teadlikud selles osas, et metsaõhk, loodusliku keskkonna õhk sisaldab ka väga palju erinevaid kasulikke aineid. Need on siis peene nimega fütontsiidid, terpeenid näiteks, mis on siis selline ainete klass, mis arvatakse, et siis puud kasutavad omavaheliseks selliseks biokeemiliseks suhtluseks, aga lisaks ka selle jaoks, et ennast kaitsta bakterite ja viiruste eest. Et siis on justkui selline nähtamatu kaitsekiht neile ümber. Ja kui inimene siis liigub seal metsas, siis tegelikult juhtubki see, et me hingame sisse neid selliseid bioaktiivseid aineid, mis tõstavad siis meie immuunsüsteemi võimekust kõrgemale tasemele. Ja Jaapanis on tehtud isegi väga põnevaid uuringuid, kus on võetud siis Tokyo ärimehed ja on viidud nad siis mägedesse matkama ja samal ajal teine testgrupp on siis pandud kuskile linnakeskkonda matkama ja nad läbivad siis sisuliselt sama distantsi, aga keskkond on erinev. Ja siis hiljem on mõõdetud ära siis teatud sellised teatud liiki sellised immuunsüsteemi eest nagu võitlevad sellised rakud, mida nimetatakse ka selliseks, võib-olla kohmakas otsetõlge oleks sellised looduslikud tapjarakud, mis siis tõesti selekteerivad inimese verest välja kõik need ebaloomulikud või ebaloomuliku arenguga siis rakud ja siis hävitavad nad. Ja nende Tokyo ärimeestega siis tuligi välja, et tõesti need, kes metsas liikusid, siis nendel see tase
oli märkimisväärselt kõrgem kui nendel, kes linnakeskkonnas liikusid. Ja mis on huvitav, on see, et kui mitu päeva järjest metsas liikuda, siis esiteks immuunsüsteemi siis see tugevus läheb veel kõrgemale ja teine asi on see, et see mõju on püsiv. Et isegi 6 aega hiljem oli metsas käinud inimeste siis immuunsüsteemi tase oluliselt kõrgem ja tugevam kui nendel, kes olid linnakeskkonnas. Ja kui rääkida nendest bioaktiivsetest ainetest, siis ongi välja toodud seda, et tegelikult linnakeskkonnas nad peaaegu et puuduvad. Vähesel määral on neid rohealade ja parkide kohal selles õhus, mis siis seal leidub, aga ülejäänud linnas on praktiliselt 0. Ja kõige tugevam on nende kontsentratsioon just siin põhjapoolkeral on kevadisel ajal, kui loodus tärkab. Ja siis puude mõttes on ka eraldi välja toodud näiteks männipuud. Et Eestis me teame ka, et näiteks mõtleme Pärnu peale, et selline sanatooriumi linn mändide vahel, et tundub, et selles mõttes väga, väga kasulik nagu asukoha valik. Ja lisaks sinna juurde on toodud ka kasepuid, mis samamoodi kuidagi teistest rohkem toodavad neid aineid. Aga üldiselt, kui juba metsa minna, siis on selge, et sealt me mingisuguse tervisliku doosi enda jaoks saame. Ja võib-olla siia, mis puudutab just neid looduse mõju ja seda, et kuidas see kontrastina see linnakeskkond meid mõjutab, siis tõesti võib-olla lühidalt kommenteerida seda aju poolt, siis ajuga on mitu sellist põnevat nüanssi. Et üks on see, et kui tõesti noor inimene, kelle aju on alles arenemisjärgus, siis tegelikult selline aju vajab hästi mitmekülgset stimulatsiooni. Ja kui me mõtleme selle peale, et millist stimulatsiooni pakub see keskkond, mis ümbritseb meid linnas, siis ma ütleks, et see keskkond on ühest küljest hästi tugeva stiimuliga, eriti kui me mõtleme nende samade nutiseadmete peale või arvutite peale, et me oleme harjunud elama sellises maailmas, kus on ikkagi kasutatakse ka, meid ümbritseb igal pool reklaam, kasutatakse selliseid läbilõikavaid toone, helid on ka tihti hästi sellised tugevad, läbilõikavad, eriti kui panna kõrvaklapid pähe ja mängida mingisugust arvutimängu, siis aju jaoks on see ikkagi selline hästi tohutu stiimul, millega ta tegelikult ei ole harjunud, sest see ei ole loomulik. Evolutsiooniliselt me ei ole kunagi varem selliste asjadega kokku puutunud. Ja juhtubki see, et me saame hästi ühekülgset ja hästi tugevat stiimulit, mis omakorda on ka selline tõesti sõltuvust tekitav ja me võime selle külge nagu lõksu jääda. Ja kui me nüüd vastandina mõtleme looduskeskkonna peale, siis looduskeskkonnas on hoopis teistmoodi. Et esiteks looduskeskkonna stiimul on enamasti madalam, et ta ei ole nii läbilõikav ja sellepärast on ta ka meile hästi nauditav, sellepärast et kujutage ise ette seda momenti, et kus te lähete metsa ja lihtsalt olete niisama. Ja enamasti ongi nii, et teie mõte lihtsalt uitab seal ringi, et te kuulete võib-olla kuskil jõevulinat, kuskil laulab mingisugune lind, võib-olla mingisugune tuulekahin kuskil puulatvades, et nad on kõik sellised mõõduka tugevusega stiimulid. Samas ta on hästi suure variatsiooniga, et tõesti, et me tunneme mingisuguseid lõhnu, me kuuleme helisid. Kui me kõnnime, siis meil käivad näiteks käte vastu mingisugused puulehed või puuoksad, et me saame ka kompimismeele kaudu sellist sensoorset kogemust. Et ongi üks selline hea ütlus, et inimene on sensoorne loom ja minu arust see looduses kogemine annabki seda väga hästi edasi, et kui me ka väikse lapsena näiteks liigume looduses, siis ongi hästi oluline, et see aju saaks justkui masseeritud väga erinevate nurkade alt,
et me ei jääks kinni ainult sellesse visuaalsesse ja siis tõesti sellisesse helilisse maailma, vaid et tõesti, et me tunneks seda, et ümbritseva tajumisel on väga palju erinevaid selliseid kanaleid. Ja mulle endale on nagu silma hakanud ka see, et kui ma olen ka mõne kooli või lasteaiagrupiga teinud matkasid, et siis et kuidagi see teadlik meeltekasutus on kuidagi kehvaks jäänud lastel. Et tõesti, et nad suudavad faktiliselt tuvastada teinekord peaaegu veatult seda, et mis puuliigiga on tegu, ilma et nad seda kuidagi katsuks, et see on ka tõenäoliselt süsteemist endast tulenev, et me oleme ise harjunudki juba mõnda aega neid asju selliselt õppima, et me vaatame distantsilt ja kui ma küsin ka laste käest ühe või teise puu kohta, siis nad oskavad enamasti kohe öelda, millega tegu, sest neil tuleb silme ette tuttav pilt kuskilt õpikust. Aga põnevaks läheb asi siis, kui ma annan neile, palun näiteks silmad sulgeda ja annan neile mingisuguse tüki sellest puust, kus on siis tunda seda puukoort. Ja tegelikult on nii, et kui me teadlikumalt looduses liikudes prooviks seda maailma enda jaoks nagu lahti mõtestada ka näiteks läbi kompimismeele, siis harjutades saab meile selgeks, et männikoor on hoopis teistsugune, kui on kasekoor. Et selle tegelikult on võimalik kinnisilmi täiesti selget vahet teha. Samamoodi kuusekoor on ka täiesti teistsuguse tekstuuriga. Ja mulle tundubki, et lapsed seda poolt kuigi hästi nagu ei valda ja ma arvan, et minevikus ka, et me ei pidanud tegelikult sellistele asjadele teadlikult tähelepanu pöörama. Et kui inimene elaski rohkem sellist võib-olla agraarset eluviisid, kus lapsed kasvasid kuskil talus ja kasvatati loomi, siis kuidagi oli iseenesest mõistetav, et sa paratamatult metsas käies ja onni ehitades ja muid asju välja mõeldes tegelikult puutusid nende asjadega nii vahetult kokku, et sul tekkiski nagu see meeleline pilt sellest keskkonnast hoopis kuidagi detailsemal kujul. Ja tänases maailmas on see kuidagi kaduma läinud. Nüüd võiks küsida, et miks see üldse oluline on, siis tuleb välja, et ikkagi kui aju saab arenevas faasis võimalikult palju sellist erinevat stiimulit, siis seda rohkem tekib meie ajus ka selliseid ühendusi, mis aitavadki tegelikult ka saada meil mingis mõttes nagu targemaks inimeseks, et me suudame luua rohkem seoseid ja üks põnev katse, mis mul tuleb kohe nagu meelde, on tehtud rottide peal. Aga ma usun, et seal on ülekanne nagu inimese maailma täiesti selgelt olemas. Ja see tehti niimoodi, et kui ühed rotid pandi elama sellisesse keskkonda, kus neil oligi baasvajadused selles mõttes olid kaetud, et neil oli olemas piisavalt süüa, piisavalt juua, aga ümbritsev keskkond oli hästi tuim, lihtsalt 4 seina. Ja teised rotid pandi siis elama sellisesse keskkonda, kus neil oli võimalik joosta siis selle jooksuratta peal, käia siis täiesti sellise mulla või mingi sarnase nagu pinnase peal, puutuda kokku taimedega ja tõesti saada mitmekülgset kokkupuudet selle rikkaliku maailmaga. Ja hiljem siis uuriti nende rottide aju arengut ja siis selguski, et need rotid, kes ikkagi olid saanud kogeda seda vahetut rikkalikku keskkonda, et nende ajudes siis oli kuskil 25% rohkem selliseid sünapseid või ütleme siis selliseid ühendusi tekkinud. Et nende areng oli kuidagi jõudsam olnud. Ja mingis mõttes on see ka hästi loogiline, et jällegi võib-olla isikliku kogemuse pealt näidet tuues, et mõnikord on niimoodi, et kui mul mõni asi läheb meelest ära ja
ja ma ei suuda kuidagi seda meenutada, siis ma olen tähele pannud sellist asja, et mul on oluliselt lihtsam jõuda asjadele jälile, kui need on juhtunud väliskeskkonnas. Et näiteks, et kui mul tuleb meelde, et ma olen ühe inimesega kuskil konkreetses kohas Rabalauka kaldal arutanud ühte konkreetset teemat ja mul esimese hooga ei tule meelde, et millise järelduseni me oma vestluses jõudsime, siis piisab sellest, kui ma mõttes rändan sinna sellesse möödunud olukorda tagasi ja ma üritan meenutada just läbi stiimulite seda keskkonda, et milline oli see õhk, milline oli ilm, milline oli temperatuur ja millegipärast läbi selliste ühendusteede lõpuks tuleb mul meelde, et millest me täpselt nagu rääkisime ja kuhu me oma jutuga välja jõudsime. Ja tegelikult see on päris loogiline, et jällegi on tehtud erinevaid katseid, mille käigus siis on selgunud, et kui inimene on looduskeskkonnas, siis üldiselt tema võime asju mäletada on oluliselt parem. Ja see on seletatav sellega, et erinevad meeled tegelikult toimivad ka nagu sisuliselt nagu kanalid, mille kaudu infot talletada. Et hästi põnev näide oli, et ilmselt see lapsevanem oli enda jaoks ka selle asja kuidagi lahti mõtestanud ja sellest hästi aru saanud. Et ma kunagi juhtusin ühele vabaõhuüritusele ja siis ma märkasin, et ühte last, kes kurtis siis oma vanemale, et tal ei jää, ma ei tea konkreetselt, mis asjad need olid, aga tal ei jää mingid asjad meelde. Ja siis lapsevanem andis talle soovituse, et katsu asju mäletada kõigi oma meeltega. Ja minu arust see oli väga tabav soovitus, et me võiksimegi mõelda inimese meeltest kui sellistest väikestest sahtlitest, kuhu me saame informatsiooni panna hoiule. Et teinekord ongi nii, et kui sa visuaalselt ei suuda ühte asja meelde tuletada, siis sa võid sama olukorra endale nagu taas luua ka läbi teiste meelte. Et see on ka üks selline, ma ütleks, trikk elust enesest, mis kuidagi tuleb selle looduses liikumisega kaasa, et sa hakkad selliseid väikseid trikke nagu enda jaoks ära tabama ja minu arust on neist hiljem kasu ka igapäevases elus. Et kui sa püüad ka enda jaoks mingisuguseid fakte kuskil koolis või lasteaias meelde jätta, siis sa ei mõtle ainult selle fakti talletamise peale, vaid sa püüad kasutada ka mingisuguseid teisi vihjeid. Et see on natuke nagu selline järjehoidjate panemine enda ajusse, mille kaudu sa hiljem siis pääseksid sellele informatsioonile uuesti ligi. Et sellised põnevad asjad. Ja ajuga seoses kindlasti üks asi, millest ka järjest rohkem räägitakse, on siis selline vajadus puhkuse ehk siis täpsemalt molutamise või sellise uitmõtlemise järele. Et me elame sellises maailmas jällegi, kus on fookus, räägitakse ainult fookus, eesmärk, et sa oled nagu võistlusobune, et sa näed ainult seda sellist kitsast vaatevälja ja jätad justkui sellise laiema tähelepanu kuidagi kõrvale. Ja võibki öelda, et mingites olukordades on selline kitsas tähelepanu hästi vajalik ja hästi hea. Ta töötab näiteks siis, et kui sa annadki justkui ajule ragistada mingisuguse probleemi, et sa annad ette mingid parameetrid, et millele ta peab keskenduma, millist informatsiooni ta peab siis sellest infotulvast välja sorteerima ja milliste järeldusteni ta võiks jõuda ja siis aju hakkabki seda probleemi lahendama. Et sellistes olukordades on see hea, aga nüüd teine asi on see, et kui meil oleks vaja midagi innovatiivset või midagi uut välja mõelda, siis tihti on nii, et meil oleks vaja saavutada selline, nimetame seda siis selliseks mitte diskrimineerivaks töörežiimiks, väga peen sõna, aga tähendab siis seda, et sa millegi uue leiutamisel vajad ikkagi võimalust mängida selliste kastist välja ideedega,
vajad olukorda, kus sa saaksid tõesti luua potentsiaalselt selliseid seoseid, mida sa selles kitsas vaateväljas või selles väikeses kastis paratamatult luua ei saaks. Ja siis aitabki tõesti see, et kui sa lähed loodusesse ja tõesti koged sellist väljalülitumist, kus sa hetkeks jätadki selle argipäeva kõrvale ja see looduskeskkond on selles mõttes ka hästi soosiv, et su tähelepanu muutub seal sageli selliseks ujuvaks, et tõesti, et sul lendab üle pea üks lind ja kui ta ära kaob, siis sul on tähelepanu juba mingisuguse muu asja peal. Ja sellises uitavas režiimis, kus sul mõte pigem tüürib täiesti kaootiliselt ringi, tekibki see, et sa saad tulla suurema tõenäosusega mingisuguste täiesti uute ideede peale, kui sellises maailmas, kus sa oled ainult sellise luubiga otsid mingisuguseid vastuseid. Et siis selline lai tähelepanu, mida see looduses liikumine pakub, on ka ikkagi inimesele hästi kasulik ja ka selline, ta toimib ka sellise ümberlülitusena, et on tehtud ka selliseid katseid, et kus on siis proovitud seda, et kui inimesele anda ikkagi teatud aja jooksul kuskil kontoris sees selliseid tõesti suurt sellist mõttepingutust vajavaid ülesandeid, et kui inimene neid teeb, siis selline suunatud tähelepanu on ikkagi piiratud ressurss ja lõpuks on, meil on kõigile koolist ka tuttav see moment, et sa saad nagu mingit ülesannet kuskile maani teha, aga ühel hetkel kuidagi see tähelepanu anum saab otsa ja sa hakkad nihelema ja muutud nagu selliseks kärsituks ja püüad küll kuidagi seda tähelepanu taltsutada, aga ta ei püsi enam paigal. Ja mulle tundub, et see teema leiab järjest rohkem nagu kõneainet ka, et tõesti, et inimene ei suudagi lõpmatuseni niimoodi ühe asja peale oma tähelepanu hoida ja tal on vaja vahepeal sellist väljalülitumist. Ja siis katsete käigus ongi tehtud nii, et kus üks grupp teeb siis sellist mõttepingutust kuskil siseruumis ja talle antakse lihtsalt võimalus, et hea küll, et nüüd saad võib-olla pool tundi puhata ja siis teed siin samas seda ülesannet edasi. Ja teisel grupil on siis tehtud selline võimalus, et saad pooleks tunniks minna parki jalutama ja mõtteid puhastama ja siis tuled tagasi ja teed oma ülesandeid edasi. Ja siis ongi selgunud ikkagi, et need, kes saavad sellise suurema väljalülituse, et nemad on hiljem ikkagi palju efektiivsemad oma probleemi lahenduses. Et selline ajutine puhkus või selline hingetõmme ajule mõjub nagu väga hästi. Ja just sellises looduskeskkonnas ka, mis on aju jaoks hästi loomulik ja hästi nagu lihtsasti vastuvõetav. Ja mulle tundub, et see asi liigub ka järjest rohkem selles mõttes inimese maailma tagasi, et me püüame ka oma kontoreid ja siseruume disainida niimoodi, et meil ei oleks ainult sirged jooned, selline tehistruktuur, vaid me proovime ka looduslikke mustreid järjest rohkem tuua siseruumidesse, et see on kuidagi aju jaoks hästi selline meeldiv keskkond. Ja selle sama teema juurde osaliselt tegelikult käib ka see asi, et kui me räägime sellest keskendumisest, siis tõesti, et see aju võib-olla selline piitsutamine, nagu meil kombeks on saanud siin maailmas, et see tekitabki sellist ärevust ka. Tõesti, et kui me kurname oma aju mingis mõttes nagu väga läbi selle suunatud tähelepanuga ja tõesti, et mingi hetk, kus sa tunnedki, et sa aju ütleb, et enam ei jõua, aga inimesena sa ikkagi piitsutad edasi, et mul on vaja veel 3 tundi siin tööl pingutada ja teha, et siis selline sundimine tekitab ka lõpuks selle, et ikkagi see üldine ärevustase kasvab, et see info hulk ja kõik see tekib nagu selline tunne, nagu see oleks selline hoomamatu kuidagi ruum, millest ei saa enam jagu. Et siin on jällegi mõttekoht, et kuidas me saaksime siis seda tasakaalu natukene enda jaoks tagasi keerata. Ja mõtlen, et võib-olla tegelikult ma ühe asja veel räägin siia ära ja siis võib-olla vaatame korra, et kas mingid küsimusi või mingid mõtteid on äkki vahepeal tekkinud.
et kui ma seda viimast asja räägin, siis mõelge selle peale, et äkki on mõni mõte või küsimus, mis senise jutu peale on nagu mõttes olnud, et siis proovime sellele mingisuguse vastuse leida. Aga et ma ise tooks siia selle osa lõpetuseks välja selle, et üks pool selle kõige juures on tõesti selle lapse või kasvava inimese enda selline heaolu, ehk siis selline lühem perspektiiv, aga pikemas perspektiivis on hästi oluline ka see, et mida suurema tõenäosusega me suudame lastes looduse vastu selle empaatiavõime tekitada, seda tõenäolisem on ka see, et meil on üldse edaspidi olemas see elukeskkond sellisel kujul, et meil on olemas selline planeet ka, mis läheb inimestele korda. Et ma arvan, et see on ka üks asi, mida tuuakse võib-olla suhteliselt vähe välja, et tõesti, et see on justkui nagu selline jätkuv protsess ka, et need lapsed, kes täna üles kasvavad, nemad peaksid suutma ka oma lastele seda läbi positiivsete kogemuste edasi anda. Et kui see kett nagu ühel hetkel katkeb ja inimene jääb loodusest kuidagi kaugeks ja tõesti see biosfäär kõige suuremas mõttes muutub otsustajate jaoks ka pigem lihtsalt numbriteks paberil, siis on ikkagi üsna suur oht, et pikas plaanis see olukord, mis meil maailmas täna on, erinevate vaimsete ja füüsiliste probleemide puhul, et see ainult nagu süveneb. Et selles osas ma nagu ise tunnen ka, et see on selline missioonitundeline nagu tegevus ka, et mida kuidagi anda edasi. Et võib-olla see ongi see mõte, millega ma lõpetaks nagu selle esimese ploki ja siit edasi ma siis nüüd üsna pea liigukski selles suunas, et kuidas siis ikkagi seda last sinna loodusele nagu lähemale saada. Et see on ka selline pikk ja põnev teema. Aga ma enne võib-olla küsiks sealt poolt vastu, et kas äkki on kellelgi mingeid küsimusi või mõtteid vahepeal tekkinud? Aitäh sulle, Romet. Äärmiselt põnev. Praegu võib-olla siin keegi veel midagi kirjutab, aga mul endal tekkis siuke mõte, mille üle ma olen siin juba pikemat aega mõlgutanud, et see koolikeskkond just, et kui laps on lasteaia, siis ta saab ikka seal liikuda, joosta, käib õues, et kooli minnes tavaliselt lapsed, nad ikkagi istuvad pingis sellises statsionaarses asendis, et kuidas sina näed, kui palju peaks seda looduskeskkonda sisse tooma ja ka näiteks klassiruumi, siis sa rääkisid töökeskkondadest, aga ka klassiruumides siin ja kui palju üldse õpilased peaksid istuma pingis? Jah, kui ma mõtlen, võib-olla proovingi kokku põimida seda, et mis on mu isiklik tunnetus ja võib-olla ka seda poolt, et mis siin aastate jooksul on muust praktikast ja lugemisest nagu silma jäänud. Et siis ma tunnengi, et see on hästi mitmetahuline teema, et kindlasti ma tunnen, et me võiksime utsitada ja kuidagi ärgitada seda, et seda süsteemi kuidagi uuel kujul nagu disainida või leida mingisuguseid uusi lahendusi ja selle juures ma nagu üldse ei paneks mitte mingisugust survet nagu kuidagi õpetajate peale, et vahel mul on ka see tunne, et on mingisugune süsteem sisse töötatud ja just kui me tahaks muutusi ja siis võib-olla vahel on see, et minnakse nüüd kuidagi selle peale, et inimesed ise istuvad mugavalt kodus ja siis leiavad, et kuidagi õpetajad peaks selle välja mõtlema, et kuidas seda nüüd teha. Aga mina usun, et see on ikkagi kuidagi ühise pingutuse tulemus ja kindlasti siis peaks olema keegi eestvedaja, kes selle protsessi kuidagi käima lükkab. Aga ma tunnen, et ilmselt nooremate laste puhul on see nagu lihtsam, et kuna need õppimis sellised teemad ja mingisugused ained ka, mis koolides on, et need on lihtsamad ja seal on nagu võimalik neid asju
läbi mängulisuse ka suures osas teha kuidagi looduskeskkonnas. Mul muidugi võib tulla nagu see väike asi sisse, et kuna ma ise olen ikkagi Rapla linnast pärit, siis seal on ikkagi see, et see rohelus on kohe, minu jaoks oli ta põhimõtteliselt kooli kõrval kohe. Aga et linnakeskkonnas selliseid võimalusi sellisel kujul ei pruugi olla, et esiteks sul võtab juba suurema aja see, et sa võib-olla pead lapsed organiseerima kuskile ühistransporti ja sõitma ja kõik see võtab nagu tohutult palju aega. Et võib-olla see ongi tõesti nii, et kui ei ole võimalik või siis ütleme, on väga piiratud need võimalused linnakeskkonnas, et kuidas lapsi kuskile parki või rohealale viia, et siis tõesti võiks mõelda selle peale, et kuidas teha nagu vastupidi, et kuidas seda loodust tuua siseruumidesse. On see siis läbi mingisuguste taimede, akvaariumide, muude selliste asjade, et see on nagu võib-olla üks pool. Ja mingid puhustavad sellised loodushelid. Just, loodushelid ka, jah. Ja ma arvan, et võib-olla ma nüüd hiljem jõuan sellest rohkem nagu rääkida ka, et küllap ka see õppeprotsess ise vajab mingisugust läbi mõtlemist või korrigeerimist selles osas, et tihti võib juhtuda kuidagi see, et näiteks, et kui me ka toome need loodushelid ja muud asjad sinna kooliruumi, et siis on see, et nad justkui faktiliselt on olemas, aga et kuidas me nüüd ehitame selle õppeprotsessi selle üle, et nendest asjadest oleks rohkem kasu, kui ainult see, et sa saad öelda, et nii tore, et siin on see puu või põõsas ja siin on võib-olla, et praegu kõlarist tuleb Punarinna laul, et lisaks sellele, et sellel tekiks nagu mingisugune suurem seos või et ta oleks mingisugune osa nagu tervikust. Et see kindlasti on suurem nagu väljakutse. Ja ma ise arvan tegelikult nagu seda ka, et kui vaadata nagu neid ajalisi soovitusi ka, et no tõesti need ideaalmaailma soovitused, et 3-5 tundi päevas, et laps saaks õues olla, siis mulle paratamatult tundub, et suurem võib-olla roll ikkagi on sellel lapsevanemal endal. Et me võiks küll muidugi muuta seda koolisüsteemi just selles mõttes ka, et see läheb vastuollu sellega, et kuidas aju töötab, aga see, et milline on võib-olla ka üldine hoiak looduse suhtes, et see asi ilmselt tuleb suures osas nagu kodust kaasa, et me ei saa nagu eeldada seda, et jah, et oleks tore, kui lapsel oleks huvi looduse vastu ja siis saadame ta kooli ja loodame, et siis õpetajad tekitavad selle kuidagi iseenesest, et siis ei peaks nagu kodus sellega tegelema. Et ma olen ise ka sellist mõtet mõelnud, et täna me kuidagi kasutame kuidagi eraldi osutavalt sellist mõistet, et ütleme, et keegi on looduslaps ja keegi ei ole looduslaps. Aga ma ise arvan, et see on nii universaalne, et kuidagi see side loodusega võiks olla lapse arengu juures või kasvamise juures nii iseenesest mõistetav, et see kõige elementaarsem baastase, mis üldse ei tähenda seda, et see laps peaks olema nüüd väga tark selles mõttes, et ta tunneb kõiki loomi, linde ja taimi, vaid see, et sul on lihtsalt väga elementaarne huvi looduse vastu, et sa oled lihtsalt avatud tema suhtes. Et see on see, mille poole nagu võiks püüelda. Ja küllap nagu kõige suurem pähkel on tõesti see, et kui kooli peale mõelda, et need õppeained ja kui me võtame mingid täppisteadused ja kõik sellised, et kus õppekavad lähevad järjest keerulisemaks, siis selliseid asju kuidagi põimida selle looduskeskkonnaga ja võib-olla sellest tulenevalt kuidagi luua neid ülesandeid, et see on ilmselt, tõesti, ma arvan, et see on tehtav, vähemalt idealistina ma seda usun, aga see on päris suur pähkel, kuidas seda nagu teha. Aitäh sulle.
usun samamoodi, et see ongi üks terviksüsteem. Lapsevanemad toetavad õpetajaid, õpetajad lapsevanemad, et ainult nii saame üheskoos neid muutusi luua. Ja meie usume ka, et see on võimalik, nii et loodame, et neid uskujaid tuleb veel ja lõpuks ongi siis leiavad aset ka need muutused. Jah, ma usun ka. Nii, aga ma ei tea, praegu mina siin chatis ei näe küsimusi, et ma ei tea, kas teeme väikse pausi ja siis jätkame. Tuleme siis, teeme 5 minutit. Teeme. Jah, siis 14.01 tagasi. Ja, tore. Ja kui siit nüüd liikuda edasi, siis võib-olla, et seda osa natuke nagu sisse juhatada hästi lühidalt on see, et kui me vaatame selle peale, et mida see loodus siis tõesti sellele väiksele inimesele pakub, kui ta selle ühenduse suudab luua, siis üks asi, mis käib läbi, on see, et loodus, öeldakse niimoodi, et loodus ei tunne värve. Ehk siis see, et kõik võetakse omaks, muidu me ikkagi kipume elama selles mõttes hästi sellises lahterdavas maailmas, mis tekitab ka noortes inimestes teatavat sellist survet või pinget, et kuidagi et näitad nüüd näpuga kellegi peale, et tema on selline ja mina olen kuidagi teistsugune. Ja see võtab kuidagi seda ärevustaset ka alla, et loodusel ei ole absoluutselt vahet, mis nahavärvi sa oled või milline sa oled, et see on täiesti ükskõik. Ja nii palju, kui on tehtud selliseid uurimusi ja hiljem siis ka selliseid küsimustikke, isegi mingite ühiskondlike vähemusgruppide puhul, siis ka see vabanemise tunne, et keegi, kes tunneb ühiskonnast sellist teatavat survet, et hiljem ta ise peegeldab seda, et see looduses olemine tekitas temas sellist turvatunnet või sellist enesekindlat tunnet, et ta on hästi aktsepteeritud. Ja selleni paraku jõuab ka ainult siis, kui sa ikkagi oled suutnud selle emotsionaalse sideme loodusega luua. Teine oluline asi on see, et kannatlikkus, et looduses, eriti kui sa lähed kalale või tahad mingisugust haruldast lindu näha, siis teinekord sa pead seal tunde, kui mitte päevi, istuma ja ootama. Ja mul tundub, et üks asi, mis juhtubki tänases maailmas on see, et kuna kõik toimub hästi kiiresti ja inimene kuidagi harjubki sellega ära, et see esiteks informatsiooni hulk, mis tuleb peale, tekitab meis endas juba sellise filtreerimisvajaduse, et paljud artiklid ja asjad me lihtsalt lohistame sealt telefonist kiirelt läbi, loeme võib-olla ainult pealkirju, et me ei süvene ja me oleme harjunud, et toitu saab tellida, kõiki muid kaupu saab internetist tellida ja me eeldame, et kõik toimub hästi kiiresti, kõik jõuab kohe kohale. Filmides on tempo väga kiire ja kuna me veedame sellises ruumis väga palju aega, siis tekibki kuidagi see tunne, et ongi kogu aeg hästi kiire. Aga samas siit linnast väljaspool on maailm, kus siis tegelikult kõik kulgeb rahulikult omas rütmis ja minu arust on ka hästi oluline see, et me suudaks lastes võimalikult varakult kuidagi juurutada selle tunde, et jah, et ühiskond tormab täistuuridel edasi, aga et loomulik keskkond kulgeb hoopis teises tempos ja et me ei pea ennast kuidagi tundma niivõrd ärevalt selle kiire elutempo keskel, vaid me lihtsalt peamegi teadma kuidagi seda, et see on lihtsalt üks osa elust. Aga et väljaspool seda linna on palju suurem looduskeskkond, kus kehtivad loomulikud reeglid, kus meie aju tunneb ennast palju kodusemalt ja kus me saamegi nagu puhata ja ennast hästi tunda. Ja mulle tundub tõesti, et see kannatlikkuse element selle juures on ka selline asi, mis kuidagi on hea lastes kinnistada läbi selliste loodusvaatluste ka. Et mõni päev lähed mingit looma otsima, aga sa ei leiagi teda, et sa pead sellega nagu arvestama. Kõik ei juhtu lihtsalt
ühe nupuvajutusega. Siis kindlasti ka see tunne, et kui me sinna loodusesse läheme, et see on võimalus lasta korraks sellest argipäevast lahti. Et see on ka jällegi, läheb natukene selle eelmise asjaga kokku, et see laps saaks aru sellest, et ka oma selliste emotsioonide juhtimisel, kui ta saab vanemaks, on loodusel väga hea kuidagi selline hüve, et tõesti, et sul on võimalik jätta korraks need asjad siia linna ja siis minna looduskeskkonda ja tunda ennast siis korraks kuidagi hästi selliselt kergelt, tunda seda, et see keskkond kuidagi toetab sind ja mingis mõttes ka seda oma enesekindlust üles viia, sest eeldusel, et me oleme ka eelnevalt juba lapsega mingisugust vaeva näinud, siis see, et ta saab järjest rohkem ja järjest kuidagi paremini ise seal looduskeskkonnas hakkama, tunneb juba mingisuguseid loomi või linde, märkab mingisuguseid looduse märke, et see omakorda nagu tõstab sellist enesekindlust, et sa saad aru, kuidas ümbritsev maailm töötab või toimib. Ja kui siit nüüd niimoodi hüpatage siis sellele teele, et kuidas siis see lapsevanem ennast seal nägema peaks ja kuidas üldse me saaksime seda suunata, seda protsessi, siis üks selline ikkagi läbiv märksõna on just mentor või mentorlus, et lapsevanem peaks ennast siis nägema mentorina. Ja kes see mentor siis sellises looduse kontekstis õigupoolest on? Esiteks ma kindlasti rahustan maha kõik need lapsevanemad, kes selle peale nüüd hakkavad mõtlema, et ma ei ole küll mingisugune loodusteadlane, et mis mentoriks mina sobin, et see ei tule kõne allagi. Aga pigem on nii, et mentor ei olegi kõike teadja. Pigem mentor on see, kes aitabki peegeldada mingisuguseid asju tagasi, aitab küsida küsimusi ja pigem on selliseks suunavaks taustajõuks. Et kui vaadata ka seda, et näiteks, et mis on siis mentori rollid, et mentor võib olla õpetaja, ta võib olla küsitleja ja kolmandaks ta võib olla selline, pole sellist väga head sõna, võib-olla ma kirjutan või kuidagi mõtestan seda natuke rohkem lahti ka, et see kolmas roll oleks siis selline trikitaja heas mõttes. Ja kui need nüüd natuke lahti rääkida, siis klassikaliselt on ikkagi nii, et meil kuidagi seostub selle mentori mõistega kuidagi õpetaja roll ja see kandub automaatselt üle siis sellesse, et kui me läheme lastega, olgu siis perekond või ka lasteaiarühm või kooliklass, et kui me läheme loodusesse, siis enamasti sellel juhendajal käivitub see õpetaja roll. Et õpetaja on siis see, kes püüab laste jaoks lahti mõtestada nende enda eest justkui selle maailma ja pakub neile siis fakte ja et kuidas siis need protsessid ümberringi toimuvad ja millise puu või linnuliigiga on tegu, kus ta elab, mitu muna ta muneb ja nii edasi. Ja kui vaadata nagu seda mentori rolli tervikuna, siis tegelikult sellele õpetaja rolli kiusatusele tulekski suuta vastu panna. Ehk siis me ei tohiks lukustada ennast sellesse õpetaja rolli, vaid pigem me peaksime suutma ennast hoida selles küsitleja rollis. Ehk siis just see, et ma ütleks, et see on isegi väikeste võib-olla laste puhul just asjade sisse juurutamiseks nagu olulisem, et sa lasedki neil endal seda maailma kogeda, ilma et sa annaks neile nüüd väga sellised piiritletud kuidagi raamid ette, vaid sa oled justkui ise selline entusiast, kes on selle lapsega kaasas ja sina esitadki talle ka küsimusi, et sa vaatad, et mis teda huvitab,
kui ta võib-olla leiab kuskil metsas mingisugused seened, siis sa saaksidki nagu ka täpsustada, et miks need seened talle huvi pakuvad. Mis ta arvab näiteks selle kohta, et kuidas need seened, kas üldse ja kuidas need seened omavahel näiteks suhtlevad, miks nad kasvavad just sellises kohas. Et need on sellised küsimused, millele tegelikult sa mentorina ise ei pea lõpuni nagu seda vastust teadma. Et see protsess võib näiteks välja näha ka selline, et kui sa ka lapsevanemana näiteks lähed metsa, siis sa proovidki lapsega koos nagu arutleda nende asjade üle. Ja kui juhtubki nii, et te tulete sealt metsast tagasi pigem 10 küsimusega, selle asemel, et võib-olla tulla sealt tagasi 10 vastusega, siis see ongi osa sellest protsessist. Et kui tõesti sellel lapsel võib-olla ongi mingi seletamatu huvi just mingite konkreetsete taimede või asjade vastu, siis te saate ka hiljem kodus koos neid asju järgi uurida ja proovida siis nagu ka lahti mõtestada, et kuidas see protsess siis nagu täpselt nagu toimub. Ja järgmine kord, kui te lähete metsa tagasi, et siis on teil juba vastuseid rohkem. Et selles mõttes, kui me mõtleme lapsevanema perspektiivist, siis tegelikult terve see looduse, ütleme siis kogemuse protsess võikski olla niimoodi üles ehitatud, et ma võin isegi hiljem võib-olla jagada mingisugust linki ka, et on toodud lihtsalt selline lihtne püramiidi näide, et meile paljudele on tuttav siis näiteks inimese mingite baasvajaduste püramiid, aga looduskogemuse mõttes on see siis selline looduse püramiid, mis siis oleks selline, et alumine plokk on siis need tegevused, mida võiks olla kõige sagedamini ja kõige rohkem. Ja see tähendabki seda, et igapäevane õues viibimine ja rõhutatud on siis seda, et oluline pole see, et sa ei pea iga päev selle lapsega kuskile looduskaitsealale või rahvusparki sõitma, vaid just väiksemate laste puhul on see natuke lihtsam, et teil on mingi kindel park või mingisugune väike lõik kuskil mere ääres, mida te käite külastamas võimalikult regulaarselt. Ja seal ongi just hea, et kui see piirkond oleks selline esialgu mingi kindel koht, millega lapsel tekibki aja jooksul see emotsionaalne side, et ta käib seal korduvalt ja ta õpib ka aastaringide jooksul märkama neid muutusi, mis seal toimuvad ja neid detaile tõesti enda jaoks ka kuidagi selgelt nagu lahti mõtestama. Ja selle püramiidi järgmine aste on siis see, et no näiteks, et iga nädala lõpp võib-olla võtate pool päeva või mõne tunni selleks, et võib-olla sõita natukene linnast välja, mingisugune natukene erilisem sündmus. Ja 3. aste võiks siis olla midagi veel nagu erilisemat, et võib-olla korra kvartalis näiteks sõidategi kuskile rahvusparki midagi sellist vaatama, mida iganädalaselt ei näe. Ja siis püramiidi tipus võib tõesti olla mingi selline olenevalt siis ka võib-olla perekonna enda kogemustest, et kui ei ole suur matkaja, et siis näiteks korra aastas või paar korda aastas on näiteks see, et lähete ööseks, lähete kuskile ööbima, olete 1-2 ööd lastega. Et see ongi lihtsalt selline lihtne püramiid, mis siis annabki kuidagi selge sõnumi, et oluline on see igapäevane kontakt ja kui tõesti vähegi võimalust on, siis aeg-ajalt pakkuda mingisugust erilisemat ühendust lapsele või sellist erilisemat kogemust. Ja mis puudutab seda mentori rolli, siis lisaks sellele küsitleja rollile kindlasti see trikitaja roll, mille ma tõin veel eraldi välja, on siis tõesti see, et natuke selline mänguline pool. Et vahel sa võid muidugi väga positiivses ja heas mõttes võib-olla lapsele mingisuguseid selliseid vimkasid või pähkleid ka kuidagi teele asetada, et just kui sa õpid temaga mingisugust keskkonda tundma
ja mingi hetk võib-olla sa esitad talle mingisuguse mängulise väljakutse või mingisuguse äraarvamismängu näiteks, mis sa võib-olla aimad, et tal esimese korraga käib üle jõu, aga siis te tulete nagu koos sellest nagu üle. Ja mis on nagu eraldi välja toodud ka näiteks nende küsimuste puhul, mida lapselt küsida, et neid protsente ei tasu nüüd võtta nüüd kuidagi absoluutse tõena, aga me saame vähemalt suhtarvult nagu aru, et need küsimused ka, mida lapsele esitada, et kuskil 70% küsimusi võiks olla pigem sellised, kus sa võiks eeldada, et ta pigem oskab nendele vastata. Ja kuskil 25% võiks siis olla need küsimused, kus siis ütleme, on juba natukene raskem, et laps peab mõtlema ja pole võib-olla kindel, et ta selle lõpplahenduseni nagu jõuaks. Ja siis 5% võiks olla sellised tõeliselt nagu rasked küsimused, kus laps tõstab käed üles ja ütleb, et mul pole õrna aimugi, kuidas see käib. Ja siis hakata nagu koos seda lahendust leidma. Ja üks selline kindlasti hästi oluline eeldus kogu sellele protsessile on see, et kui me tahame, et lapsel mingisugune elementaarne huvi looduse vastu tekiks, siis me ei saa sellest üle ega ümber, et meil peab ka endal olema mingisugune huvi olemas. Ja väga raske on seda teha nii, et kui sa lapsevanemana tunned, et sul ei ole üldse mitte mingisugust tunnet, et võib-olla oledki linnas üles kasvanud ja ei ole üldse nagu kuidagi mõelnudki selle peale, et kuidagi oma elu loodusega või looduses liikumisega nagu rohkem siduda. Et siis see on nagu selline asi, millega tõesti tuleks selle lapse kasvamise nimel nagu enda jaoks ka siis kuidagi tegeleda või see käsile võtta. Et jällegi ma ise nagu näen, et isegi kui sa oled looduskaugem inimene, siis minu arust see on hästi põnev protsess, et sa saadki võtta seda kui sellist kasvamise kogemust ka enda jaoks, et sa koos lapsega oledki see õppija ja kuna sinu maailmapilt või selline ka informatsiooniline teadlikkus on suurem, siis mitmete asjade puhul sa saad aidata lapsel siis neid asju nagu paremini lahti mõtestada, aga kindlasti nagu ei tasu seda karta, et sa ise nagu väga hästi neid asju ei tea. Et siis ongi väga põnev ka läbi lapse neid asju avastada selles mõttes, et tihti on nii, et lapse meeleline maailm on palju avatum ja meie täiskasvanuna mingi hetk läheme omadega kuidagi lukku, et siis laps saab aidata sul seda maailma näha selliste väga vahetute ja emotsionaalsete vaatenurkade alt ja sina täiskasvanuna saad siis tema maailma omakorda nagu rikastada selliste faktiliste teadmistega. Ja võib-olla üks selline põnev nagu selline, kuidas seda nimetada siis, selline juhend või võib-olla juhend on natuke liiga ametlik nimi, endale tavaliselt selliseid ametlikke asju ei meeldi nagu kasutada, aga selline 4-faasiline selline soovitus, kuidas siis laste tähelepanu juhtida. Et ma arvan, et võib-olla, et pedagoogidele on need asjad tuttavamad, aga lapsevanemane tõenäoliselt mitte. Et tihti on see, et jällegi, et me kipume minema sellesse režiimi, et me viime lapse loodusesse, kõnnime loodusraja läbi, võib-olla loeme ka mingisuguseid infotahvleid ja siis justkui see looduskogemus on meie jaoks nagu lõppenud. Aga see omakorda nagu tekitabki sellist suhtumist juurde, et see loodus on midagi sellist, mis on kuskil distantsil ja ta võrdub läbi selliste kogemuste laste jaoks siis pigem sellise faktilise infoga, et need puud on lihtsalt üks hunnik fakte lapse peas ja selline vahetu emotsionaalne kontakt puudub. Et seda muuta, siis me võiksimegi mõelda laste siis suunamisest ja kasvatamisest või sellisest, ütleme õpetamisest looduses
kui sellisest tähelepanu juhtimisest. Et näiteks, et kui näiteks võib-olla hea näide on see, et mina olen näiteks matkajuht, kes ootab ja lapsi, tuleb üks grupp lapsi, tulevad bussist välja ja ma tajun kohe alguses ära selle, et lapsed ongi, kas nad on olnud päev otsa kuskil klassiruumis või telefonides ja nad on kuidagi sellise passiivse olemusega. Et siis esimene faas on see, et minu eesmärk on siis tekitada mingisugust energiat, mingisugust sellist ärksamat olekut. Ja see tähendab seda, et selle asemel, et minna lastega kohe kuskile rajale jalutama, võiks teha mingisuguse mängu, mingisuguse aktiivsema tegevuse, mis siis sunnib neid tulema kohale, tõstma oma energiataset. Üks selline lihtne võib-olla mäng, mis on meil juba kõigile paljudes muudes vormides võib-olla tuttav ka, on see, et kui näiteks kirjutada inimesele siis otsa ette näiteks mingisuguse looma nimi, mingisuguse linnu nimi, mis on lastele ilmselgelt tuttav ja siis nad panna näiteks paaridesse ja läbi selliste vihjete see, kelle otsa ette on kirjutatud, kes seda ise ei näe, peab siis nagu ära arvama, et mis loom ta selline on. Väga hea on seda teha nii, et kui ma tean, et ees on rabamatk, et siis need loomad ja linnud võiks olla näiteks rabaga kuidagi seotud. Ja kui pärast seda esimest faasi on see energiatase natukene kõrgem ja laste tähelepanuvõime natuke parem, siis sealt edasi ma saan juba visata neile ette mingisuguse teist tüüpi ülesande. Teine faas siis ongi näiteks tähelepanu suunamine. Ehk siis, et sa oledki saanud selle kõrgema energiatasemeselt lastelt kuidagi kätte ja nüüd sa kasutad seda kõrgemat energiataset ära selleks, et juhtida nende tähelepanu siis ümbritsevale. Et näiteks üks selline tüüpharjutus võiks olla see, et kui ma annan igale lapsele näiteks mingisuguse paberilehe ja seal paberilehe peal on siis niimoodi, et lehe keskele teen lihtsalt ühe risti, mis siis kujutab seda last ja laps seisab siis kindlas suunas, näiteks näoga, ütleme näiteks päikese poole. Ja siis see kaart või ütleme siis see valge paberileht ongi justkui nagu valge kaart, mis kujutab seda ümbritsevat maastikku. Ja laps peab siis tegema helikaardi, mis tähendab siis seda, et sa pead aktiivselt kuulama seda ümbritsevat keskkonda ja saama aru, et võib-olla paremalt poolt kuuled sookure häält, võib-olla eest kuuled mingisugust muud lindu, mida sa ei tunne veel. Kuskil vasakul vuliseb jõgi ja sa annadki võimaluse lastel nagu läbi selle kuulmismeele siis märkida maha selline justkui nagu perimeeter või selline ring, et mis suunast siis mingisugused helid tulevad. Et see on siis hea võimalus seda natukene kõrgemat energiataset ära kasutada. Ja siis järgmine, kolmas selline aste või tasand on see, et sa pakud lapsele vahetut kogemust. See on siis see, et kui see näiteks helimäng või selline helikaardi kujutamine oli see, et sa ikkagi proovisid märkida maha ja luua nagu seda sidet millegi sellisega, mis on distantsil, siis see järgmine asi on see, et sa ikkagi pakud lapsele mingisugust vahetut kogemust. Et ta saab mingit marja maitsta või midagi katsuda, et selline vahetu meeleline kogemus, kus ta ikkagi astub sellele looduskeskkonnale täitsa ligi. Ja sellepärast ma arvangi, et näiteks päris sellises mitteametlikus metsakeskkonnas, kus ei ole laudteed ega midagi, on sellist asja lihtsam teha, sellepärast et laudteede peal on tihti ikkagi see, et sul on ka keelavad märgid, et näiteks, et ei tohi raja pealt maha astuda,
et siis sa oledki nagu sunnitud distantsilt neid asju kuidagi kogema, et laps ei saa neid katsuda. Aga väljaspool matkaradasid, kus on lihtsalt metsatukk, seal on selliseid asju nagu lihtsam teha. Et tõesti, et see laps saab minna ja täiesti vabalt luua seda sidet. Ja 4. asi, selline, võiks isegi öelda, et see on nagu selline kokkuvõttev osa sellest 4-faasilisest sellisest teekonnast, on see, et peegelda kogemust või luba lastel seda kogemust peegeldada. Et mulle tundub, et see on ka üks selline asi, mida ma ise tunnen, et varasematel aastatel ka ma olen võib-olla algaja sellise kogemuse tõttu ära unustanud, aga mis on tegelikult hästi oluline, et sa annad lapsele võimaluse hiljem, mitte hiljem, või ütleme selle kogemuse järgselt oma sõnadega näiteks seda asja kuidagi kokku võtta. Ja see peegeldumisel on ka neid võimalusi on erinevaid. Et üks võimalus on tõesti see, et sa lased lastel kirjutada. Kas ta kirjutab lihtsalt ennast tühjaks, mis mõtted pähe tulid, või näiteks raskem variant, seda peab ise tunnetama, et annad lastele natukene raskem ülesande, et äkki proovivad kirjutada mingi lühikese luuletuse. Aga lisaks sellele see võib olla ka see, et kui käid näiteks õues ära ja sa tuled tuppa või klassiruumi tagasi, et sa siis palud hoopis neil joonistada seda. Et ka see võib olla üks peegeldumise mõte, et ta joonistab ja siis ta võib-olla teete ka väikse jagamisringi, et ta räägib sellest, et mida ta seal pildi peal kujutas. Et selles mõttes neid võimalusi on erinevaid, kuidas seda peegeldada. Korraks, Romet, toon lihtsalt siia ühe, ma ei tea, kas oled kursis, aga meil osalejad said osad nendest ka päevikud Minu ja sinu tähtsad jutud. Et ma usun, et see on ka selline hea tööriist, mida selle kursuse raames kasutada. Jaa, see oli hea, et sa seda just praegu meelde tuletasid. Ma just mõtlesin, et mul mingi asi läks meelest ära. Et ma tahtsin seda täpselt välja tuua, et see sama asi, et see raamat, see Minu ja sinu tähtsad jutud, et kui sa selle lahti teed, et siis tõesti see ongi väga hea võimalus ja see, mis puudutab, ma enne rääkisin sellest, et hästi oluline on isegi 20-30 minutit päevas, kui ei ole näiteks võimalust kuskile metsa jalutama minna, kas või tõesti siia kuskile parki või Tallinnas mere äärde, et see lühike aeg ka, mis sa käid, et lisaks sellele, et sa seal koha peal püüad läbi mingite küsimuste seda lapse tähelepanu natukene suunata või aidata talga nagu tugevamat seotust saavutada selle keskkonnaga. Et kui sa ühel hetkel tuled sealt tagasi, siis väga hea on tõesti see, et sa lasedki lapsel sinna samasse raamatusse sisse kanda need mõtted, mis tal nagu tagantjärele on tekkinud või mis talle sellest käigust meelde jäid. Ja hiljem tekib ka see, et ta näeb ise, kui ta läheb ajas tagasi, et näiteks ka kuidas aasta ringis on need muutunud ja mingisugused detailid. Et kui vaadata ka võib-olla natukene laiemalt seda peegeldumise poolt, siis sellises erialases kirjanduses ikkagi läbivalt tuuakse välja sellist loodusvaatluste päevikut, et kui on vähegi näha, et sellel lapsel on natukene suurem huvi, siis tõesti püüda nagu siis aidata teda just sellel eesmärgil, et tal tekikski oma selline väike märkmete päevik, kus ta paneb siis mingisuguseid asju kirja. Et ma isegi mäletan, et mul tekkis see kuidagi instinktiivselt, et minul, kui ma arvan, et põhikooli ajal ma seda veel tegin, keskkoolis kuidagi jäi see unarusse, aga et kui ma käisin ikkagi seal oma kindlas piirkonnas ringi uitamas, siis mul oli oma märkmik, kus ma iga käiguga tegin ka sissekande, et milliseid linnuliike ma kuulsin sel päeval laulmas. Ja siis mingi hetk mul oli täitsa korralik kaustik oli juba täis, et ise oli hästi huvitav nagu võrrelda, et kuidas aastate jooksul esiteks
mu teadmised läksid paremaks, ma oskasin rohkem linnuliike tuvastada ja teine asi oli siis see, et kui mingitel aastatel tuli täiesti uus linnuliik sinna piirkonda pesitsema, et see oli minu jaoks nagu hästi põnev. Ja lisaks nende sissekannete juurde ma vahel ka, mul oli märkmik looduses kaasas, siis vahel ma proovisin mõnda lindu joonistada ka, et see oli täpselt selline peegeldumine iseenda jaoks nagu kõige sellises ehtsamas mõttes. Ja ka need 4 sellist faasi, mida ma välja tõin, et tõesti, et number 1, et ärata selline entusiasm, number 2, suunad tähelepanu ja number 3, pakud vahetut kogemust ja number 4 on siis see, et see peegeldumine. Et need on sellised asjad, et ma ütleks, et ta on pigem selline soovituslik nagu struktuur ja päris tihti on nii, et ideaalmaailmas see võib-olla toimiks, aga ma arvan, et praktikas vähemalt ma ise olen ka kogenud seda, et sul ikkagi elu mängib vingerpussi ka, et sa kunagi ei tea, millises meeleseisundis inimesed on ja siis võib täiesti tihti juhtuda ka niimoodi, et sa saad justkui laste energiataseme ülesse ja nad on nõus sinuga tulema kaasa selleni, et näiteks see helikaardi ülesanne, et nad teevad selle sinuga kaasa, aga et siis sa tahaksid justkui liikuda nendega edasi sinna vahetu kogemuse faasi, aga siis sa kuidagi saad aru, et nad ei tule sinuga sinna kaasa, et nad jäävad sinna mingisugusesse teise faasi nagu kinni. Et siis võib minna ikkagi seda teed, et sa püüad ikkagi mängida nende asjadega, mis toimivad. Et pole mõtet ka nii teha, et kui sa vaatad, et need lapsed mingit asja absoluutselt ei taha vastu võtta või mingisugust infot, et siis pole mõtet seda lihtsalt suruda ka, et siis pigem tasubki loominguliselt leida mingisuguseid muid rakendusi. Ja mis puudutab seda peegeldumise sellist kokkuvõtvat faasi, siis seal on ka nii, et tõesti, et kui me mõtleme ka mingite rühmade ja klasside tasandil, et seal on võimalik teha nii, et sa annad lastele näiteks ühe ülesande ja teed näiteks niimoodi, et selle ülesande lõpus jagadki lapsed 3 ja lepidki kokku, et siis 3 gruppides lapsed siis arutavad enda jaoks mingisugused kogetud asjad läbi ja järgmise ülesande lõpus sa natukene muudad seda struktuuri ja teed hoopis mingisuguse grupi jagamise, võtad lapsed ringi. Et selles mõttes on hästi oluline ka olla paindlik ja loominguline. Ja kindel on see, et esialgu võid väga kergesti kuidagi mõte kinni ka joosta. Et selles mõttes ma julgustan, et tõesti, et need on pigem sellised soovituslikud tööriistad või sellised juhendid ja nendes ei tohiks või ei tasuks siis ennast nagu kuidagi kinni jääda sinna. Ja kui vaadata võib-olla seda poolt, et proovida seda suuremat info hulka kuidagi pakkida tõesti sellisteks lühemateks või kõige olulisemateks sellisteks märksõnadeks, siis kui me mõtleme jällegi selle sama mentori peale, kes me siis ise ühel või teisel moel oleme, et siis üks kõige olulisem asi selle mentoriks olemise juures ongi see, et sa teed seda hästi regulaarselt lapsega, et sellest on nagu vähe kasu, et kui sa nüüd teed ühel nädalal ühe korra, käid temaga kuskil jalutamas ja siis lähed järgmisel nädalal uuesti, et kuidagi seda ühendust jääb natukene väheks. Ja selle regulaarsuse juures tõesti tasub katsetada ka neid erinevaid viise seda väliskeskkonda kogeda. Et täiesti omaette võimalus on see, et üldsegi pakkuda lapsele võimalust, et sa ei annagi talle mingisuguseid ülesandeid, vaid pigem ongi, et sa lepid kokku, et me läheme ja teeme täna niimoodi, et eesmärk on pigem see, et see laps justkui unustaks selle argipäevase maailma nagu ära.
et sa saaksidki mingi hetke olla selles metsamullis ja tõesti kogeda nagu seda kohalolu kõige paremas mõttes, et ei ole mingisuguseid reegleid või muud sellist ja mingis mõttes lasedki nagu lapsel ennast juhtida, et ma kujutan ette, et lapsevanemana on seda nagu lihtsam teha, et kooliklassiga ilmselt tekivad omad piirangud, et seal läheb see asi võib-olla natukene käest ära. Aga see ongi täpselt see asi, et mida ma enne ka mainisin, et lapsevanemal endal on ikkagi päris suur nagu selline võimalus seda protsessi mõjutada. Ja sellise jällegi tuleb ka sellest aru saada, et võib-olla, et mis su enda last nagu kõige rohkem nagu paelub, et kui sa märkad seda, et su laps on tõesti selline väga kannatlik ja tõesti tal on tekkinud mingi konkreetne huvi ümbritseva suhtes, siis tasukski temaga selliseid asju ka kuidagi rohkem teha või sinna rohkem energiat panustada. Et miks mitte näiteks siin, ma võtan kohe Tallinna siit lähedased kohad, et kui lähed Paljassaarele, võtad binokli kaasa, seal on väga palju erinevaid linnuliike, kes seal elavad. Alustades lihtsamatest kajakatest, lõpetades merikotkastega ja kõige muuga. Et laps, kes tõesti naudib sellist vaatlemist ja sellist süvenemist, siis talle võikski selliseid tegevusi julgelt pakkuda. Ja teine oluline asi ongi seesama asi, mida ma enne mainisin, et see iga päev leida aega selleks peegeldumiseks, et nii-öelda, mis on selle päeva lugu, et katsu siis seda kuidagi kas joonistades, kirjutades, mingil muul viisil kujutades, kuidagi nagu talletada või kuidagi tagant järgi siis seda elamust nagu elavdada. Ja sinna juurde siis ei tasu unustada just seda küsitlemist, et see küsimine on palju olulisem kui see, et sa söödad lapsele pidevalt neid fakte ette. Et see küsimine siis paneb teda rohkem ise kaasa mõtlema. Nii et kui need asjad nagu kokku võtta, et siis ongi see regulaarsus, peegeldumine ja küsimine, et need on justkui sellised põhitegevused, mis võiks ühte sellist lapse mentorit nagu endaga siis kaasas, mida ta võiks endaga kaasas kanda. Siis võib-olla, et kui rääkida ka sellest poolest, et lapsi on ju erinevas vanuses, et on päris väikesed lapsed, seal 0 kuni 5-6 aastat ja siis seal 5-6 aastat kuni 12 aastat ja siis sealt edasi selline teismeiga. Et on üsna selge, et kui me läheme teismelisega neid asju tegema, siis tema puhul ei pruugi üldsegi mingid sellised küsimised ja asjad toimida, sest tema on pigem selline isepäine ja juba teistsuguses arengufaasis kui see laps, kes tõesti, kelle jaoks need lilled ja putukad on nagu täiesti uus ja kosmiline maailm. Et selles mõttes väikeste lastega on ilmselt see kõige lihtsam ja mida varem sellega peale hakata, siis seda lihtsam ilmselt ka edaspidine protsess on. Ja kui vaadata seda, et mis siis selle väikse lapse jaoks kõige olulisem on, siis kõige olulisem on nagu tekitada see esimene julgus või selline empaatia looduse suhtes. Et ta tõesti, ta võtaks neid lilli ja putukaid ja neid eluvorme kui midagi sellist, millega ta ise on tegelikult seotud. Et mitte, et ta oleks kuidagi eraldiseisev. Ja just see, et sa julgustaks teda avastama ja just see meeleline kogemus ka, et ta saaks tõesti nuusutada, katsuda, maitsta, et see on see, mis nende väikeste laste puhul on kõige olulisem. Aga kui sealt liikuda edasi ja võtta tõesti see vanus seal kuskil 5 kuni 12 aastat, siis nende laste puhul
võiks juba mõelda selle peale, et kui neil ikkagi eelnevalt juba mingisugused eeldused on olemas või on näha, et ta ikkagi mingi osa sellest looduskogemusest lapse jaoks meeldib, et siis seal tasuks juba vaadata, et tõesti, et kas tal on mingi konkreetsem huvi tekkinud, mida me saaks kuidagi toetada. Et seal on juba see moment, et tõesti, et näiteks kui selgubki, et last huvitavad kas mingid konkreetsed taimed või linnud, et siis võib mõelda selle peale, et lisaks sellele, et sa ise lapsega käid ja koged neid asju, et võib-olla kaasata ka mingisugust spetsialisti. Et tõesti, kui lapsele väga meeldivadki linnud ja kõik see ornitoloogia teema pakub huvi, siis on teda mõistlik nagu suunata ka mingisuguste spetsialistide poole, kes aitakski tal jõuda mingisugustesse uutesse sfääridesse. Et selles mõttes seda looduskogemust tasukski näha nagu sellist pikemat teekonda ka, et mis ühel hetkel ei ammendu, vaid pigem sa jätadki nagu selle ettekujutuse ikkagi, et alati on kuskil mingid äärealad, mida laps ei tea või mida on võimalik veel nagu edasi avastada. Et see mingisugune põnevus võiks nagu alles jääda. Ja just selles vahemikus ka on see selline 5–12 aastat tuuakse välja ka seda, et seal hakkab tekkima ka selline teatav nagu iseseisvus just selles mõttes, et minu arust see on tänasel päeval ka eriti aktuaalne, et me elame hästi sellises kontrollitud ja mugavas maailmas, millega seoses mul tuleb meelde, et Ameerikas on tehtud näiteks selliseid uuringuid, kus on küsitletud lapsevanemaid ja üks konkreetne uuring oli siis, see on küll üsna ammu tagasi tehtud, see oli vist kuskil 2004 oli see uuring, et küsitleti lapsevanemaid ja siis tuli välja, et 70% küsitletud lapsevanematest olid siis üles kasvanud justkui sellises idüllilises lapsepõlves, kuskil maakohas, said mängida piiramatult ja tõesti teha selliseid asju, millest võib-olla linnalapsed ei oskaks mõeldagi. Ja siis sellest 70% lapsevanematest ainult 30% lapsevanemaid siis ütles seda, et nad lubaks oma lastel teha seda sama. Et on tekkinud selline teatav nagu ülehoolitsemine ka. Et ma usun, et linnakeskkonnas on see täiesti nagu arusaadav, et siin ikkagi kõik see liiklus ja kõik muud teemad on sellised, mis tekitavad sellise teatava murepilve nende asjade ümber. Aga et me peaksime ka aru saama sellest, et kui me läheme loodusesse, et siis see on ikkagi teine keskkond ja me ei tohiks nagu seda liigset hoolitsust nagu sinna kaasa võtta. Et jah, et muidugi elementaarne selline ohutus peab säilima, aga me võiks nagu julgustada lapsi ise avastama ja andma talle ka mingisuguseid ülesandeid. Et see on see, mis sellises vanuses juba vaikselt hakkab tekkima, et seal 5–6 aastat ja edasi, et ta tahaks ikkagi iseseisvalt proovida midagi teha ja loodus on nagu selle jaoks ikkagi suurepärane keskkond. Ja sealt omakorda tuleb veel välja ka see pool, et miks looduskeskkond toetab loomingulisust väga hästi, on see, et tänases maailmas siin ümberringi lapsed on harjunud, et iga tegevuse jaoks on olemas mingisugune tööriist või mingisugune rakendus. Aga kui sa lähed loodusesse ja tõesti jätad nagu selles mõttes lapsed nendest hüvedest ilma, et sa pead ise nuputama, kui sa teed üles lõkke, et tahaksid midagi lõkke peal küpsetada, et kuidas ma pole ju mingisuguseid spetsiaalseid vardahoidjaid või midagi muud sellist, et sa pead ise nuputama, et millest ja kuidas sa saaksid selle ehitada. Just sellised mitte eesmärgipärased elemendid selles keskkonnas siis soodustavadki seda, et laps saab mängida oma fantaasiaga ka mingis mõttes. Ja kui vaadata seda asja ka sellise mängulise aspekti läbi, siis
tõesti sellises juba küpsemas vanuses, kus lapsed on võimelised hoogsalt ringi jooksma ja omavahel suhtlema ja mingisuguseid mänge mängima, et siis julgustada tõesti ka neid mängima selliseid mänge, millesse nagu lapsevanemana sa ei sekkugi või ka juhendajana, et sa ei pane paika mängureegleid, vaid sa lubad sellist struktureerimata mängu. Ja lapsed peavad ise omavahel nii-öelda sotid selgeks tegema, reeglid paika panema ja looma siis oma sellise kujuteldava mängumaailma. Et see võimaldab nagu neil enda jaoks ka selliste erinevate identiteetidega mängida ja üldse nagu kuidagi tunnetada seda, et mis tunne on võtta initsiatiivi ja ise midagi luua. Ja kui me liigume siit tõesti sellesse teismeikka, siis teisme ea suhtes ongi see, et tuuakse välja järjest rohkem seda, et teismeikka jõudnud laps võikski vajada natukene suuremat väljakutset juba. Et seal on juba tõesti see, et kus sa võib-olla mentorina tõesti annad võimalikult palju initsiatiivi selle lapse kätte ja annad talle tõesti seda ise hakkama saamise tunnet seal looduses. Ja hästi põnev on ka see, et tuuakse selliseid seoseid selle vahel, et millest me oleme nagu tänases maailmas ilma jäänud, et näiteks loodusrahvastel olid ju olemas sellised pühariitused või sellised, eriti meeste puhul just, sellised, et meheks saamise selline riitus või selline rituaal, mis leidiski aset teismeeas või selline üleminekufaas, kus teinekord ikkagi tänases maailmas mõeldamatul võib-olla kujul kohati isegi peaaegu et eluohtlikke asju anti noortele meestele, millega nad pidid rinda pistma. Aga mina ei ütle nüüd seda, et me peaks väga ohtlikesse olukordadesse oma lapsi panema, vaid pigem see, et millegipärast need loodusega kooskõlavad rahvad tabasid kuidagi selle ära, et mitte lapsevanema roll ei ole nagu lõpuni olla ülehoolitsev, vaid et võimalikult varakult sa ikkagi annad lapsele võimalusi ise nagu kogeda ja ise otsustada ja mis võib-olla isegi kõige olulisem on ka ise ebaõnnestuda, et sa teed mingisuguse valiku ja sa näed, et see ei mängi välja, see ei toimi. Et ka natukene selliste tagasilöökidega toime tulla ja siis ma olengi nagu näinud seda, et looduskeskkonnas me saame seda teha suhteliselt väikese hinnaga. Et see, et kui sa ei saa lõket põlema või mingi muu asi ei õnnestu, siis need on sellised asjad, mis on ikkagi koha peal parandatavad ja selles mõttes see hind, mis me sellise õppeprotsessi eest peame maksma, on tegelikult üsna minimaalne. Et selles mõttes tõesti võikski nii vaadata, et kui nende 3 vanuseklassi lõikes mõtleme, et võib-olla need päris väikese lapse retked seonduvadki mingisuguste parkide ja selliste rohealadega, et siis sealt edasi tõesti see 5–12 on see, et juba natukene metsikumasse keskkonda aeg-ajalt viia ja siis teismelise inimese tõesti, et need sellised üleöö matkad või mingid sellised asjad võiks olla täiesti nagu omal kohal, et tõesti, et võib-olla, et see on üks asi, millest me teinekord ka vaatame mööda, et kuskilt vanusest tekib lihtsalt see soov, et me mentorina võtame selle õpetaja rolli ja külvame lapse nende faktiliste asjadega üle ja selle läbi siis võtame talt selle oma initsiatiivi nagu ära. Selle asemel, et siis pigem seda initsiatiivi pidevalt nagu toita ja anda siis järjest suuremaid selliseid väljakutseid lastele.
Romet, aitäh, et sa selle praegu välja tõid. Ma lihtsalt mõtlesin, et ma korraks lisan siia juurde selle, et kogu see katsetamise teema ja see usalduse teema, et tihti ongi vanemad iseenda hirmust kinni, et nad ei julge lasta seda lapsel teha, et mida ma ise, no mul ka tihti peale, kui ma olen seal metsas ja ma vaatan, et appi ta ronib nagu nii kõrgele, et ma ei tea, kas ma nagu suudan seda vaadata, et siis minu jaoks toimib see, et ma ei vaata, ma ei saa nagu oma selle hirmu energiaga minna seda, et kuuled sa, et oot, ära mine nii kõrgele või et ära tee seda ja pane ikka hoia siit ikka kõvasti kinni, et see ongi see sama usalduse teema, ma lasen sellest hirmust vabaks ja võib-olla ongi see vajadus, et ma ei vaatagi seda, sellepärast minu jaoks on see liiga hirmus. Jah, see on hea, et sa selle välja tõid ja see on tõesti selline kasvamise protsess nagu lapsevanemale endale ka. Et tõesti see, et sa mingis mõttes seisad ka iseenda nagu selliste kujuteldavate hirmudega silmitsi. Ja teistpidi jällegi sa näed, et selle hind ongi nagu see, et see laps saab rohkem katsetada, rohkem kuidagi selle loodusega nagu ühendust. Ja tegelikult ongi nii, et see on, kui vaadata neid 3 vanuseklassi veel eraldi, siis on see, et see väike laps tõesti, temal on see märksõna empaatia loodusega või see ümbritseva maailma suhtes. Ja siis järgmine aste, see 5–12 on selline sügavam loodushuvi ja siis teismelise jaoks juba hakkab tekkima see, et see ühendus iseendaga, et kes ma olen ja sellised küsimused ka. Et selles mõttes ma tõesti julgustan, et kui vaadata ka sellist mõttelist nagu arengu teekonda, et siis need sellised, miks mitte minna ka mingisugusele öisele retkele, et tõesti see, et see laps saab tegelikult ka ise kogeda sellist võib-olla teatavat ebamugavust või seda, et öine aeg on põnev, hoopis teised meeled töötavad hoopis teistsuguse võimsusega, aga lisaks ka see, et sul on see hirmu tunne ka, et eesmärk pole lapsi mitte ära hirmutada, vaid pigem andagi neile aimu, et see hirm on täiesti inimlik ja aktsepteeritav tunne, et see on loomulik, et sa tunned aeg-ajalt looduses hirmu. Et ma tunnen, et ma pean ise ka aeg-ajalt ka täiskasvanud inimestele seda selgitama, et kui ma käin kuskil videvikus kaameraga karu otsimas ja eile oli näiteks hea näide, et kõndisin öösel ja siis järsku kuulen, et minu lähedal on hästi suured sammud ja oligi siis suur põder oli mu lähedal. Et mina tegelikult üsna kiiresti suudan selle sammu hääle ja selle viisi taha juba tekitada seose, et see on põder. Aga inimene, kes seda ei teaks, et temal ilmselt esimene mõte on kohe karu ja nüüd tuleb ära joosta ja kõik on väga hirmus. Et selles mõttes hirm on täiesti loomulik tunne, et sellest me nagu lahti ei saa ja loodus on nagu hea õpetaja ka selles osas. Et mul endal tegelikult ongi nii, et ma jõudsin enam-vähem vaatan lõpuni ära ka, et kas äkki on mingeid küsimusi või mõtteid siin vahepeal tekkinud. Saab võib-olla siin lõpuminutitel veel arutada. Jaa, vaatame. Vahepeal Merle jagas, et see on huvitav, et tema kasvas üles maal, aga täiskasvanuna üldse ei tõmba loodusesse. Et iseenesest on tal kahju, et ta ei ole tekitanud lastes huvi looduses käimise vastu. Et lihtsalt jah, selline. Kusjuures see on hästi põnev, jah. Ma ei ole seda asja süvitsi uurinud, aga ma olen tähele pannud, et mul on endal tutvusringkonnas päris mitu sellist juhust, et näiteks mina ei ole tegelikult klassikalises mõttes nagu maal üles kasvanud. Ma olen ikkagi väike linnas ja mul on lihtsalt olnud see võimalus maale minna ja see oli minu jaoks hästi põnev alati, sest see loodus oli kuidagi nii palju suurem seal. Aga mul on tõesti tutvusringkonnas palju inimesi, kes on maal üles kasvanud, aga neil on nagu jäänud näiteks sealt mingisugune, ma ei tea, ebameeldiv kogemus või midagi sellist. Kusjuures paljudel juhtudel on olnud see, et mingid maatööd, et neil tuleb kuidagi meelde mingi heinategu ja mingid muud asjad ja neil pole huvi enam
kuidagi looduse poole tagasi pöörduda, sest neil on mingi selline seos jäänud kuskile mälupilti ja nüüd on tegemist täiesti linnainimestega, et nad ei tunne absoluutselt mingit puudust nagu loodusest. See on nagu huvitav. Väga hea. Ma ise mõtlesin siin selle peale, et tihti me kasutame selliseid traditsioonilisi mingeid matkaradu, et kui palju sa soovitad spontaanselt minna lihtsalt metsa avastama ja nagu sa ise ju enne ka välja tõid, et just näiteks need rabalaudteed, et nad panevad ikkagi jälle mingitesse raamidesse, et ja võib-olla mingid radade soovitusi ka siin välja tuua? Kusjuures sellega on niimoodi, et mõtlen, mis oleks hea nipp, kuidas seda nagu, ühesõnaga selline üldine vihje oleks see, et ma ise näiteks viimasel ajal olen järjest rohkem hakanud käima sellistes kohtades, et näiteks Kõrvemaal on selliseid kohti, seda peab lihtsalt kaardi pealt vaatama, et kui vähegi kaardist aru saad, võtad Google Mapsi või midagi lahti, et tihti on nii, et sa leiad metsamassiivi, võtadki näiteks satelliidipildi ja sa näed juba roheliselt või tumedalt ära, et seal on metsamassiiv ja kui sa seal natuke lähemale zoomid, siis sa näed, et enamasti metsamassiivide sees on nagu ruudud, et see ongi siis tegelikult RMK või muud seal riiklikud institutsioonid on siis teinud need sellised sirged metsateed ja kuigi see sirge metsatee ise on suhteliselt igav, siis ta pakub sulle selle võimaluse, et ikkagi see ruudustik, need sirged sellised teed on selle metsamassiivi sees ja esiteks sul on mingisugune selline mõtteline selgroog, mis on sinu orientiiriks ja kui sa mööda seda sirget kõnnid ja parasjagu näed kõrvale, et siin on mingi huvitav asi metsas, et siis sa saad lihtsalt kõndida sealt nagu metsa ja iga kell sa saad tulla sealt nagu tagasi selle sirge peale. Et otsida selliseid, et ma tean, Kõrvemaa on selline koht, kus on väga palju sarnaseid sirgeid ruudustikke ja ma ise käin Raplamaa ja Järvamaa metsades samamoodi, et ma jätan auto pealt näha täiesti suvalise sirge metsatee peale, tundub täiesti igav koht, aga kui ma sinna metsa sisse lähen, siis seal on nagu päris palju põnevat. Et selliseid kohti näiteks tasub otsida, et siis on orientiir olemas, samas konkreetselt nagu matkarada ei ole, aga lastel on võimalik ka seda vahetut kogemust seal nagu rohkem saavutada. Ja just, aitäh nende soovituste eest. Ja, aga hakkamegi siis nüüd siin otsi kokku tõmbama, et siin väike kommentaar veel tuli, et vahel maaperedel maal elades ja toimetades, töötades jääb vähe aega nautimiseks ja lastega teadlikuks tegelemiseks. Jah, see on, ma arvan, võib-olla lohutus on see, et ikkagi kui vähemalt laste vaatenurgast, et ikkagi kui sa maakeskkonnas kasvad, et see, isegi kui sul ei ole lapsevanemana võib-olla tõesti aega suunamiseks või sellist praktiseerida mingit sellist teadlikku tegevust, siis ikkagi see keskkond tervikuna ikkagi ka, ma usun, et teeb päris suure töö ära. Aga muidugi, ma loodan, et äkki edaspidi leitakse natuke rohkem kuidagi. Tegelikult ka lapsed ju jälgivad pidevalt ju, mida vanemad teevad. Just. Et nad ka ju õpivad paljuski läbi selle, et mida me räägime, millega me parasjagu tegeleme, et jah, see on siis see võimalus. Väga tore, Romet, aga suur aitäh sulle, et sa said tulla, pidasid seal stuudios vastu. Ja, aga järgmise osa nüüd siin ka kõigile väikseks infoks, et tulebki looduskeskkonnas, Romet filmib selle üles ja saame siis nautida sellist teistmoodi vaadet ka meile siia natukene vaheldust. Jah, vindeid metsa. Ja, just ootama. Kuidas ma küsin sellel perioodil, kui sa ära olid, kas õnnestus kohtuda ka karuga? Kusjuures ei õnnestunud, ma ütlen, et mul tundub, et selle karuga on täpselt nii, et nagu paljude muude asjadega, kui sa ikkagi
kogu su tegevus on suunatud sellele ühele eesmärgile, siis ta ei anna ennast kätte ja ma vaatan internetist peaaegu igal õhtul näen kellegi autost filmitud videot, kus on karud koos poegadega. Ma näen küll karu jälgi peaaegu igapäevaselt, aga teda ennast ma pildile ei saa. Et minu kogemused või ütleme siis kohtumised on praegu olnud pigem mäkrade ja põtradega. Et jah, karu pean veel ootama. Ja, no see ongi see lahti laskmine millestki, eks nendest samadest ootustest, et ei tasu klammerduda ja eriti looduskeskkonnas viibides, et usaldada ja minna siis mööda seda voolu. Jah. Ja. Aga aitäh, Romet, ja jääme ootama. Tõesti oli väga innustav. Siin inimesed ka kirjutavad, et ma mõtlen ise ka ju käid looduses küll ja koged seda kõike, aga ikkagi nii palju infot ja väärtuslikku materjali, et etapid kõik, mis sa välja tõid, nii et teeme väikse lühikokkuvõttega sellest. Ja jääme siis seda järgmist videot ootama. Jah, aitäh minu poolt ka kõigile kuulajatele ja mul on isegi mõttes, et selle järgmise praktilise osa kõrvale võib-olla mõned sellised internetipõhised sellised materjalid või mingid tööriistad ka, et siis ma üritan need ka eraldi välja kirjutada, et siis järgmise korraga saate need ka. Väga tore. Aitäh sulle. Aitäh. Mina lähen metsamulli nüüd. Aitäh küll. Kõik head. Head aega.